No nii, tere õhtupoolikust siis minu poolt ka. Ma pean tunnistama, et seda kõike siin täna kuulates ja vaadates uuesti jälle sellesse teadusesse sisse ja nii edasi, siis mul tekkis jälle identiteedikriis. Ma arvasin, et ma olen poole aastaga juba ülikoolist välja kasvanud, aga veel vist ei ole, et sellised asjad väga inspireerivad ja hästi tore on, et räägitakse sisust. Et ma hommikupooliku veetsin kohaliku omavalitsuse haridusjuhtidega ja me jõudsime ka igal hetkel sellele tõdemusele, et me võime rääkida igasugustest koolivõrkudest ja muudest rahast ja sellistest asjadest, aga kui me jõuaks sinna, et me hakkaks rääkima, ma ei tea, õpetajate toas, õpetajad hakkaksid omavahel rääkima õppimisest ja hakkaksime päris asjadest, et siis oleks palju lahedam. Aga ma ei saa oma ajaloost mööda, et me päris pikka aega Margusega olime ikkagi selles mõttes nagu ülikoolides partnerid, mina Tallinna poolt, tema Tartu poolt ja me Tallinna Ülikooli kolleegidega väga tihti mõtlesime sellele, et Margusel on eriline võime edu tähistada, päriselt. Et see sündmus on üks, aga tegelikult on olnud ka teisi selliseid edu tähistamise momente, võib-olla mitte niivõrd spetsiifilisi, aga siiski, kus me sõna otseses mõttes siin kadestasime. Kui ma selle pakkumise mõtestada seda mudelit nüüd hariduse juhtimise vaates ja võib-olla sellise ministeeriumi perspektiiviga vastu võtsin, siis see oli lihtsalt selline hasart, et oi, kõlas nii lahedalt ja nii äge artikkel ja et mis see siis ei ole. Aga nüüd, kui Margus tegelikult seda tänast kohtumist sisse juhatas, siis ta ütles ka, et tegelikult oligi kaval plaan. Et mudel ja äkki te mõtestate oma protsesse niiviisi. Ja ma olen päris nõus sellega, sest et ma arvasin, et mis see 10 minutit siis ära sisustada ei ole. Et loed läbi, mõtled natukene selle peale ja siis tuleb tunnistada, et ma nädalavahetusel vaatasin ka väga-väga mitu korda selle mudelile otsa. Siis ma mõtlesin slaididele ja siis ma juba hakkasin kohandama mingid meie protsesse sellesse mudelisse ja avastasin, et 10 minutit, ma pole vist päris tükk aega ühtegi oma sõnavõttu tegelikult niiviisi ette valmistanud, vähemalt mõelnud nendele teemadele. Nii et jah, tõepoolest selle mudeli kohandamine sellisesse haridusjuhtimisse, mis iganes kooli tasandil, riigi tasandil on absoluutselt täiesti nagu hea mõte ja täiesti ka mitte väga keeruliselt teostatav. Sest kui me võtame selle nüüdisaegse pedagoogika ja tegelikult ka sellised võib-olla meie hariduselus tooni andvad teoreetilised lähenemised, ma ei tea, isemääramisteooria, Gerald Dweck ja nii edasi, need on paljudele sellised tuttavad mõisted nimed, siis neid kasutatakse nii juhtimises kui pedagoogikas. Ja tegelikult see mudel selles mõttes täpselt samamoodi, et mulle tundub, et see juhtimine on või pedagoogika on sedavõrd universaalne distsipliin, et hästi paljud asjad on juhtimisse ülekantavad ja ma armastasin ka öelda seda, et kunagi, kui ma lasteaiast oma pedagoogilist karjääri alustasin, et tegelikult kõik need printsiibid, mida ma seal laste peal rakendasin, on juhtimises mulle ülimalt kasuks tulnud. Nii et ongi pedagoogika ja juhtimine, need käivad käsikäes. Nii et jah, ma ei hakanud siia tegema mingisugust haridusjuhtimise või haridusteadusministeeriumi oma mudelit, selle juures ma palusingi selle slaidi siia panna. Kuidas tegelikult seda mudelit nüüd tõesti, ütleme, riigi vaates tegelikult rakendatakse, juba ka sisustatakse, ei olnud keeruline siia nendesse tükkidesse mõelda sisse väga konkreetseid tegevusi. Jah, tuleb tunnistada, mõnes kohas on olukord parem, mõnes kohas on arenguruumi ja mõnes kohas on rohkem arenguruumi, eriti kui vaadata võib-olla seda teie vaates parempoolset sektorit, aga siiski, et loomulikult on ju tegelikult ka ministeeriumi vaates, meil on õigusloome jaoks oma selline reeglistik ja see, kuidas tekivad analüüsid ja uuringud ja erinevate protsesside kirjeldused on tegelikult olemas, aga kui väga suures pildis neid vaadata, siis nad kenasti
sellesse pilti sobituvad. Ja variante on ju tegelikult erinevaid, et sageli seda protsessi läbitakse koos partneritega, mõnikord teevad selle protsessi läbi meie eest ülikoolid, mõnikord on need rakendusüksused, kus kohast tuleb sisend, ehk et see, kus ministeerium riigi vaates hakkab suunda seadma, sinna on tegelikult sisendit andmas ju väga paljud asjad. On ma ei tea, koalitsioonilepe näiteks või on see ministri agenda või on see ülikoolidest tulnud sisend või on see rakendusüksuse aasta aruanne, mis näitab ära, kust king pigistab, millega tuleks tegeleda, või on see näiteks huvitava kooli ümarlauad. Kõik need kohad, kus tegelikult hakkab tekkima mingisugune teatav tunnetus, et haridussüsteem on kas mingisugust muutust ootamas või selle muutuse vähemalt läbiarutamise künnisel, et selles mõttes sellise suunaseadmise etapp tuleb väga tuttav ette ja tõepoolest on kohti, kus saab seda partneritega teha, on kohti, kus seda valmistatakse umbes sellise protsessi alusel siis ette koos heade kolleegidega ministeeriumis. Mõned dilemmad, mis näitavad, et kui need päevakorda kerkivad, siis kuidas tegelikult see mudel peaks hakkama tööle, enamasti hakkab ka, ja mis selle tulemusel juhtub, kas see idee, mis siseneb sinna suunaseadmisesse, tingimata ka seadusloomesse jõuab või need nooled, mis sinna üles tagasi näitavad, hakkavad hoopis tööle. Ehk et mu staaž ministeeriumis ei ole veel nii pikk, et ma varrukast puistaks näiteid, aga ma arvan, et need näited, millega ma sealt argiselt olen oma ristsed kätte saanud, on näiteks lasteaia õppekava, valikud, või dilemmad, ütleme siis niiviisi. Kas õppekava peaks olema dokument, mis kirjutab õpetajale ette sisu väga tugevalt, või me valime õppekava, mis jätab õpetaja valikutele ruumi ja sätestab ainult need tulemused, mille poole liikuda. Üks näide näiteks, mis on selline dilemmade ja valikute koht, mis nõuab seda suunaseadmist, aga millise valiku me teeme ja nüüd peaks siis hakkama see protsess käima, et vaadata, mis on siis see mõistlikum ja parim valik. Siis mitte küll, ütleme, sellise avaliku debati objekt, aga aeg-ajalt jällegi päevakorda tõusetuv on ka näiteks see, et kui meil on tasuta põhiharidus, kas ka alusharidus peaks olema näiteks tasuta või kohustuslik, või need on jälle sellised valikute kohad, need on jälle need kohad, kus see küsimus peab suubuma just nimelt sellistesse analüüsidesse, ma nüüd oma pildilt näen vähe, partneritega suhtlemisse, andmete tõlgendamisse, mis omakorda võib siis jõuda sinna, et kui me jõuame sinna järelduste faasi, siis tegelikult ongi küsimus, kas selle pealt nüüd tekib mingisugune õigusloomeline muudatus või me peame tunnistama, et ei, see idee näiteks ei lenda ja tegema seal mingisuguseid valikuid. Ehk et selles mõttes see mudel on tõepoolest väga lihtsalt kohaldatav ka juhtimisse, et siin ei ole selliseid suuri takistusi, miks me ei võiks vaadata ükskõik millise protsessi sellist edenemist sellise uurimusliku õppemudeli kaudu. Jah. Mida veel selle mudeli kohta öelda, et tõepoolest näiteks see uurimise faas, nagu ma ütlesin, et kogu seda protsessi sellise riigi vaates ei pea sugugi tegema nii-öelda ministeerium, vaid et kogu selle protsessi juures on väga palju partnereid ja mõnesid ma siin juba nimetasin, ülikool,
ministeeriumi rakendusüksused, tegelikult ka koolid, aineliidud, ühendused, et kui seda mudelit selliseks hästi suureks ja koostöiseks mõelda, et siis ka need osapooled on siin kõik kenasti olemas. Aga jah, kui nüüd alguse juurde tagasi tulla, et siis mul oli suur rõõm lugeda ka seda, siis ma saan aru, veel mitte väga toimetatud teksti, aga siiski teksti, mis on väga sellise praktilise väärtusega, millest ei ole sugugi keeruline aru saada ja mida ma väga soovitan tõesti õpetajatele lugeda, sest et kuidas me veel paremini saaksime õpetamist mõtestada, kui me ei tõsta aeg-ajalt seda, mida me teeme, kas mingisugusesse mudelisse, mingisugusesse süsteemi või struktuuri, et mõista seda protsessi ja näha ka seda, et kus asjad saaksid olla teistmoodi või paremini või kus me saame sellele õppimisele veel hoogu juurde anda. Et selles plaanis ma olen väga rõõmus, et selline asi saab eesti keeles olema. Ma küll ei tea, kuidas te seda levitada kavandate, aga ma tõesti loodan, et ta jõuab hästi paljude õpetajateni ja et see Eesti number teie selles lahtris ei ole seal 200 millegagi, mis ta praegu oli, vaid et järgmine aasta samal ajal saab juba öelda, et need numbrid on oluliselt suuremad. Nii et ma väga tänan sellise ürituse algatamise eest, tore, et me räägime sisust, et me vaatame aeg-ajalt ka võib-olla tegevõpetajatega otsa sellele, mida teadus tähendab ja kuuleme selliseid mõtteid, nii et hästi palju edu nii Margusele, Marguse meeskonnale kui ka tegelikult Miiale, kes ju külg külje kõrval seda teemat arendab ja kaasa mõtleb, nii et aitäh, palju edu ja jaksu ja kindlasti on ka õnnesoovid hästi asjakohased.